kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli ja täna ei olegi minu vastas mitte Signe, vaid meil on täna külaline ja külaliseks on Kai Hallik. Kail on tagataskus minu hinnangul väga selline kirev, kuidas öelda, töö ja oskuste pakett või? Sa oled töötanud koolis, sa oled töötanud väikeste lastega, sa oled töötanud politseis, sa oled töötanud lastemajas, nüüd sa oled otsapidi Sotsiaalkindlustusametis. Aga ütle ise siis oma sõnadega ja see keeruline ametinimetus välja, et kellena sa töötad ja mis see sinu vastutusvaldkond on? Ja tere ka minu poolt. Mina täna töötan Sotsiaalkindlustusameti traumeeritud laste toetamise talituse juhatajana. Ja selle talituse all on lastemaja teenus ehk see on ka Sotsiaalkindlustusameti teenus. Ja ma olen olnud siis nüüd juba nende traumeeritud lastega seotud siis Sotsiaalkindlustusametis alates 2018. aastast. Aga tõepoolest enne seda olen ma töötanud lasteaias, koolis, haridustugiteenuste keskuses ja ka politseis. Et selline lastega töötamise kogemus on mitmekesine, mis kõik on rikastanud tõesti seda tööriistakasti, mida sa nimetasid ja avardanud ka silmaringi, et tegelikult eriti on mulle meeldivad sihtrühmadest näiteks riskikäitumisega noored ja südamelähedane on siis traumeeritud laste toetamine ehk et see lastemaja teenus ju koondab enda katuse alla erinevad valdkonnad, kes sekkuvad, kui lapsega on toimunud seksuaalse väärkohtlemise juhtum ja meie ülesanne on siis taastada võimalikult ruttu lapse heaolu ja turvatunne ja ka perekonna, sest see alati mõjutab tervet perekonda. Ja lasteabi telefoniga oled sa ka ju seotud. No eks nad kõik on seal, on ju selle Sotsiaalkindlustusameti nii-öelda... Jaa, sul on õigus. Või selle viimavarju alla. Jaa, olen saanud juhtida mõnda aega ka lasteabi telefoni ja jällegi väga hea selline töökogemus vahetult on õnnestunud ise ka vastata kõnedele või chatidele, kus lapsed või vanemad spetsialistid pöörduvad oma muredega. Jah. No igatahes mul on ääretult hea meel ja ma olen väga tänulik, et ma su siia sain, sellepärast et mina ei kujuta ette kedagi teist, kes nendel teemadel oskaks paremini rääkida ja just sellepärast, et sul on nii palju neid enda isiklikke kogemusi ka töötades erinevates ametites, aga täna, miks ma su siia kutsusin tegelikult selleks, et rääkida ühest sellisest teemast, mis praegusel hetkel on meil isegi nagu aktuaalsena Eestis üleval tänu teatud juhtumitele, aga kes meid kuulab hiljem, siis ma ütleks, et see on selline, ma ei tea, never-ending teema, sest et see ju on olnud kogu aeg olemas ja jääb olema ka edaspidi. Me lihtsalt peaksime sellest rohkem midagi teadma ja see on grooming. Et mina selles mõttes rumala inimesena, et kõige rohkem ma tean, et grooming on see, kus käib minu koer. Ja ma kogu aeg mõtlen, et minu jaoks ta käib nagu pügalas, ja siis kui ma mõtlen, mida nad seal groomingus teevad, mõtlen, et miks nad siis nimetavad nagu seda, mida kuidas öelda, lapsed siis, mida täiskasvanud teevad lastega, miks nad nimetavad seda nii ja kas eesti keeles ei olegi paremat nimetust selle jaoks. Ühesõnaga, ma alustan sellest, et mis asi see grooming siis on. Me ei räägi on ju koerapügamisest, et me räägime sinu valdkonnast, aga mis see on, kuidas seda üldse nagu defineerida? Et selles mõttes ega mul sulle ju vastust ei ole. Tõepoolest, grooming, seal on võid maksta selle eest ja siis sa saad endale kaudsoenguga koerakese pärast on ju. Ja samas kui mina hakkasin selle valdkonna vastu huvi tundma siis, kui ma töötasin lastemajas peaspetsialistina ehk et ma ise päriselt nende juhtumitega tegelesin. Ja mul on loomuses see, et kui ma nagu praktikas märkan midagi, mis on mulle ebaselge või et kuidas sellised asjad juhtuvad või mis seal taga on, siis mul on selline, ma ütleks, hea komme jäänud ülikoolist külge, et ma siis hakkan lugema erinevaid teadusartikleid ja uurima.
ja tõesti, ega mina enne ka ei teadnud, et grooming võib tähendada ka seda, et kuidas siis see on täiskasvanud teadlik käitumine selles suunas, et eesmärgiga last seksuaalselt väärkohelda. Miks tal selline nimetus on, ei oska öelda, sest noh, küsida, miks eesti keeles tere on tere, et ma ei oskaks sellele vastata, onju. Et ilmselt kui uurida, siis leiab seda tagamaad, aga põhimõtteliselt jah, et ega eesti keeles ei ole vastet, vähemalt mina ei ole seda märganud. Ja kui ma tahaksin nagu jälle lugeda uuemaid mingisuguseid uuringuid või asju, siis ma kasutan alati inglise keeles ja küsingi nagu groomingu osas. Ja ma ei tea ka, aga samas kuigi ma loen teadusartikleid, siis ei tähenda, et ma neid kõiki loen ja ma ei tea, et Eestis oleks tehtud. Samas see ei tähenda, et ei ole tehtud. Aga välisriikides on päris palju ikkagi seda uuritud, sellest kirjutatakse rohkem, et see on ikkagi väga teadlik tegevus täiskasvanu poolt. Nii et see teadlikkus on just seal see märksõna. No muidugi palju üldse seda mitte teadlikult tehakse. Kas üldse saab või selline asi üldse eksisteerib? See võib eksisteerida täiskasvanute hulgas, kes oma arengult tegelikult ei ole täiskasvanud. Ehk et tal on mingid erivajadused, millest tingituna ta lihtsalt ei olegi täiskasvanuliku käitumisega. Ja siis see võib olla lihtsalt, on ju samamoodi teadlik, et ma otsin endale nii-öelda sõpru laste hulgas, sest nendega ma oskan seda kontakti luua, täiskasvanutega me seda ei saa. Ja lihtsalt see, millest mina täna tahaks rääkida, on ikkagi intelligentsed inimesed, kes väga teadlikud on ikkagi sellest, mida nad teevad. Ja nad ei pruugi olla nagu kõrge intelligentsusega, seal ei sõltu ka see sellest, aga ikkagi nad on teadlikud sellest, et neil on lapseealiste vastu seksuaalne tõmme ja nad tegutsevad selle nimel, et sealt selle osas saada rahuldust. Aga kuidas nad seda teevad või kuidas see väljendub, kuidas seda ära tunda, et ma saan aru, et see mõte on ju seal tagasi nimetuseks, aga mõte on see, et seda ei tehta nii, et üks kord tulen ja teen, vaid see on selline pikaajaline protsess, kus luuakse nagu mingi side ja alus, et ühel hetkel see viiks on ju siis selleni, et saaks oma selle seksuaalse rahulduse on ju, või olen ma asjast valesti aru saanud, et mis need on, kas on mingid kindlad asjad, mida tehakse, mida me võime märgata? Ja sul oli nüüd hästi palju küsimusi ja siis ma hakkan kuskilt otsast nagu rääkima, et see küsimus on, kuidas märgata, oli su esimene küsimus. Ja ütlen, et ega ei olegi lihtne märgata. Sest see võib olla nagu toimuda nii avalikult sinu enda kodus, sinu enda naabruskonnas või sinu näiteks laps käib trennis ja see toimub seal ilma, et sa sellest tegelikult niimoodi aru saaksid. Sest me tahame ka täiskasvanutena uskuda, et inimesed, kes lastega töötavad, on eetilised ja nad teevad seda tööd, sest neil on selline kutsumus ja nad on sellest tingitud valinud selle elukutse. Aga groomingu puhul me teinekord saame rääkida sellest, et ta valib oma elukutse lähtuvalt sellest, kes on see sihtgrupp, kellega ta töötab. Ehk et väga sageli nad töötavadki just kas lasteasutuses päris nagu otse kontaktis lastega või siis ütleme kas või kaudselt sellega seotud, et sul on ikkagi ligipääs lastele tagatud. Ehk et see ja siis sul oli veel seal küsimusi, et mis see tegevus siis on, et see ei ole selline ühekordne. Tõepoolest see groomingu puhul me räägime sellisest ikkagi eesmärk on jõuda rahuldust pakkuva suhteni, aga sa oled valmis selle nimel tööd tegema, et sa kohe vahele ei jääks ja sa kohe kinni ei lähe. Ja kuskilt nii-öelda see välja ei tuleks enne. Jaa, sest lähed kohe, paned käe külge, laps kohe ehmatab ära, võib kohe minna vanemale rääkida. Selle asemel võid sa alustada
noh, ma loodan, et meid ei kuule nagu siis need, kellel mõtted on, aga noh, mõte on see või noh, see on see, et meie teaksime, märkaksime ja võib-olla taipaksime, mänguterapeutidena võib-olla noh, kuuleksime seda mingisugustes, kui vanemad räägivad. Ja absoluutselt selles mõttes, et ega siin ei olegi mingit koolitust ei tule, aga see, millest lihtsalt siis räägitakse groomingu puhul on see, et väga sageli alustab siis toimepanija suhte loomist lapsevanematega. Ehk et ma loon teile kui vanematele juba endast väga sümpaatse mulje. Ma olen väga tore inimene. Ma olen empaatiline. Ma küsin, kuidas sul läheb ja kuidas teil suhtes läheb võib-olla, kui ma näen, et sa kurb oled või midagi. Ma olen hästi nagu esialgu täiskasvanutele orienteeritud. Ja sellega loon ma juba lapsele selle uskumuse, et see on usaldusväärne täiskasvanu, sest mu vanemad teda usaldavad. Ja see on näiteks juba üks lõks. Või siis on, noh, keskkondi on erinevaid. Teinekord on vastupidi. Ma loon lapsega sellise suhte, et ma saan aru, näiteks kui ma töötan temaga ikkagi füüsiliselt, on ju, et tal ei ole, noh, füüsilises keskkonnas ma mõtlen, et tal ei ole oma vanematega väga hea suhe. Selge, see on hea viis. Ma hakkan nüüd täitma seda tühimikku, millest ta puudust tunneb. Ma hakkan talle pakkuma vanemlikku hoolt. Ma küsin, kuidas sul läheb, kuidas sul täna koolis läks, kuidas sul selle matemaatikatööga läks. Ma küsin selliseid täiesti armsaid, hoolivaid küsimusi ja tekitan sellega selle usalduse, mis loob juba selle nagu mõnusa usaldussuhte. Mida nad mõnikord veel teevad, on see, et nüüd mul on vaja seda, et see laps oma vanematele sellest jumala eest ei räägiks. Ja siis nüüd see teise variandi puhul on see, et kui ta on minuga juba selles mõnusas usalduslikus suhtes, siis ma teinekord hakkan ka vanemaid halvustama. See, mis ema sinuga ikkagi teeb, see ei ole okei. Ükski isa ei peaks oma tütrele niimoodi ütlema. Ehk et ma hakkan nagu looma veel suuremat distantsi selle lapse ja vanemate vahel. Ja järgmisena ma võtan, et need sõbrad ka, no see ei ole ikkagi okei. Et isoleeritakse võib-olla see laps ära teistest suhetest, et ta jääb nagu minuga, noh, et mina olengi tema selline peamine suhtluspartner. Ja võt sellises olukorras on nüüd juba järgmiste sammude astumine palju turvalisem, sest ma olen ta teistest eemaldanud. Või kui ma olen loonud selle hea usaldusliku suhte vanematega, on ju, siis ja laps usaldab mind läbi selle, et ta näeb, et vanemad usaldavad, siis ma olen ka lapsele suutnud nagu tekitada selle, et see, mis me teeme, on kõik väga okei. Su vanemad ka usaldavad mind. Ehk et neid teid võib olla erinevaid, aga esimese nagu sammuna me saame rääkida sellest, et ta loob seda mõnusat suhet. Ja no siis mul on kogu aeg see, et nendest asjadest ka rääkides, et samas kui ma mõtlen, et minu naabritüdruk väga tahab vahest tulla minu juurde, ta on nüüd esimeses klassis käib, on ju, et oleks päris kurb, kui ta vanemad vaatavad, et oi, see on ikka ebanormaalne, et esimese klassi laps tahab naabrinaise juurde minna, et ma ei luba sellepärast, et äkki seal toimub juba mingi grooming, on ju. Ehk et me ei saa jätta nagu normaalset elu elamata, et lapse ja täiskasvanu vahel, isegi kui ta ei ole pereliige, siis võib olla selline hea toetav suhe, keegi, kelle juurde mul mõnikord on hea minna, ma ei tea, kodus on palju lapsi, tahan minna, seal on vaiksem ja rahulikum ja nii edasi, et noh, me ei peaks ka igatesse kartma, on ju. Siis ma mõtlen just sind kuulates, et noh, tegelikult ju üksinda ainult isolatsioonis lapsi kasvatada ongi keeruline. Tegelikult ju küla on alati lapsed üles kasvatanud, et ongi, meil on noh, sa tood naabri näite, et miks ei võiks ju olla see naabrinaine see, et kuule, ma ei saa on ju praegu, ma ei tea, aga sa saad võtta mu last vaadata pool tundi, ma ei tea, vanaemasid, keda iganes pole käega pärast, et noh, et seda ju noh, ka me ei pea kartma. Ja, lihtsalt see küsimus on umbes, et kuidas me märkame, on ju, et siis ärme märkame kõik, noh, et igal pool, et ainuüksi hea suhe ei ole veel probleem.
ja noh, selle kõigega või noh, nagu lapse kasvatamisega on hästi oluline, et meil käiks kaasas see, et nii nagu me räägime, et pimedal ajal helkur pane külge ja punase tulega üle tee ei lähe ja kõik need sellised mugavad teemad, millest me oskame rääkida, et alati ei pruugi olla mugav rääkida lapsega kehapiiridest, sinu keha, sinu piirid, sinul on õigus öelda ei, ükski täiskasvanu ei tohi sinu keha puudutada. Et see on täitsa nagu lubamatu. Sul on alati õigus öelda ei, eemalduda sellest ja tule ja räägi minuga, kui keegi püüab sinuga kas internetis või kooliteel või kuskil. Et läbi selle me tekitame lapses nagu selle teadmise, et mul on vanem, kellega ma saan nendel teemadel rääkida. Et kui me ei räägi, siis lapsed saavad ka aru, et see on teema, millest ei räägita ja siis on kerge neid ära kasutada ka selles mõttes, et tõesti see Kruumer nii-öelda räägib ise mingitest asjadest ja räägib nii, nagu tema neid heaks peab, on ju. Sest see on juba ju tegelikult ennetuse küsimus, on ju. Et noh, et ma nagu tegelikult noh, mingist hetkest alates, kui ma saan teada, kui ma seda varem näiteks teinud ei ole, on ju, et noh, et ma saan nagu seeläbi ennetada, et ma avatult räägin nendest asjadest lapsega. Ma tean, et sa oled ema. Ja. Mitmele lapsele. Oled sa kunagi mõelnud, et liiklusest ma neile ei räägi? Jah, ei ole, tähendab, ei ole mõelnud. Ja kui on jäänud rääkimata, kui sa näed, et siin on mingi oht, on ju, et meil on ristmikul tehtud mingi muudatus ja ma näen, et mu laps võib siin sattuda ohtu, siis ma saan talle jälle kirjeldada liikluskorralduse muudatus, jalakäijale tähendab see seda, ratturile toda. Ehk et see võiks olla ikkagi sama loomulik, et terve selle lapse arengu vältel me räägime nendest asjadest. Et noh, muidugi ma mõtlen, et noh, minu jaoks on see ka loomulik, on ju, aga ma tean, et teatud inimeste jaoks on see ebamugav teema. Nõukogude ajal ju ka igasugune seks ja kõik sellised teemad olid ju noh, põhimõtteliselt tabuteemad, on ju, et mõnel inimesel võib see olla keeruline. Ma mõtlen, et kust nemad siis saaks abi võib-olla ma ei tea, kes neid võiks aidata sellest ülesaamisel? No jah, võt see on hea küsimus, et tegelikult on ju lapse seksuaalsuse arengu kohta palju erinevaid materjali. Kuidas oma lapsega rääkida ebameeldival teemal? Lapsed on tohutult armsad ja nad on sellised väga paindlikud või noh, kuidagi nad hästi kohanevad täiskasvanute sealhulgas erivajadustega, on ju. Et mina julgustan lapsele ütlema, tead, minuga ei rääkinud mitte keegi, mitte kunagi sellel teemal. Ja see mulle päris nagu ebamugav ja selline uudne olukord. Aga ma saan aru, et tegelikult nii nagu lapsed satuvad liikluses ohtu, nii võivad nad ka suhetes sattuda ohtu. Ja ma ei tea, kuidas mul see vestlus välja tuleb, aga sa võid mind aidata. Ja laus on ju. Ja see loob ju ka nagu turvalisemad suhet. Ja lapsel ka võib olla ebamugav sellest rääkida. Oleneb vanusest on ju, et aga et siis. Ja ma ei tea, mul ka 2 last on ju. Et ma lihtsalt nagu või ka töötanud ju eluaeg lastega. Et tegelikult on nad nii ägedad vestluspartnerid. Nad võib-olla räägivad nüüd peale seda lauset sulle palju rohkem, kui sina elus oled teadnud millest. Aga siis sa saad teada, millest su lapsed teavad. Et minu arust on hea näide see, et ma olen töötanud selles valdkonnas pikalt. Seksuaalselt väärkoheldud lastega töötanud. Lapsed teavad, millega nende ema töötab. Aga nad ei tulnud mulle elus ütlema, kui neile saadeti kuskil, mis asi see, ühesõnaga kuskil sotsiaalmeediast tuli näiteks peenise pilt või midagi. Nad ütlesid, siis kui meil see kunagi tuli jutuks, siis nad ütlesid, see on nii tavaline, et mida ma tulen sulle sellest rääkima. Ja siis kui me jälle... Ja äkki sa hakkad tegelema. Õnneks seda hirmu neil ei olnud, sest seda nad nagu teadsid, et me pigem nagu siis leiame selle, et kuidas siit edasi minna. Aga jah, et neil oli ka see uskumus, et see, kui seda on väga palju, siis järelikult see on normaalne. Ja siis ma sain ka ju läbi selliste vestluste sain teada, et lapsed arvavad, et miski on normaalne ja ma sain siis öelda, et tegelikult see ei ole normaalne. Ehk et nendel teemadel rääkimine loob lastele selle turvalise tunde, et on okei vanematega sellest rääkida, aga siis kui läheb kehvasti.
aga tead, ma võtan nüüd kinni ühest asjast, mis sa ütlesid või kuidas ma aru sain, sa mainisid kuidagi, et noh, teatud lapsed, kellel võib-olla vanematega ei ole noh, nii head suhted või nende elus toimub mingi selline olukord, kus võib-olla vanematega sellist kontakti ei ole, et kas ma saan õigesti aru, et nemad on nagu noh, ütleme lihtsam, eks ole, sihtgrupp, et kas on siis teatud lapsed, kes suurema tõenäosusega satuvad selle groomingu ohvriks? ma saan rääkida seksuaalsest väärkohtlemisest laiemalt, et mis need ohutegurid seal on. Et kui laps kasvab keskkonnas, kus on väärkohtlemist, kus tal ei ole näiteks õigust asjadest rääkida, oma tunnetest rääkida, endale tundeid lubada, kus võib-olla sõnaliselt talle antakse mõista, kui mõttetu ta on või kui vale ta on või kui teda füüsiliselt karistatakse või kui teda hüljatakse, noh, et ta on tõesti nagu hüljatuse või hüljatud, et tal ei ole nagu seda lähedast suhet, siis kõik need asjad mõjutavad. Sest füüsiline väärkohtlemine tekitab lapsele seda, et see keha ei ole minu oma, sellega võivadki inimesed teha, mis nad tahavad. Kui ma ei ole kuulnud endast kui inimesest, kes on midagi väärt, siis iga selline lause mõjub mulle kui selline südant sulatav ja ma tahan seda veel. Et sellised, kõik see ikkagi lõpuks jah, tõepoolest mõjutab. Et kas ta on groomingu ohver ehk et ta võib-olla pikaaegse tegevuse tagajärjel võib siis ohvriks sattuda, aga ta võib sama hästi biolohvriks sattuda, et sellise eakaaslasega õhtu on ju, tal ei ole oskust väljendada oma nõusoleku puudumist, öelda ei, ta läheb mingite asjadega kaasa, sest ta on harjunud arvestama teiste inimeste vajadustega ja sellest lähtuma nende otsuste tegemisel. Aga teine küsimus, et ma ei tea, kas noh, sa oled lugenud, on ju, sa tead sellest asjast rohkem, et kas on kuidas groomerid ütlesid? Ma ise ütlesin, ma ei tea, kuidas see on, aga täna on... No mind jälle, mul tuleb jälle, sest mu koer käib groomeri juures, et ma ise nagu ei saa seda sõna kasutada, teades, mida see ka tähendab ja niimoodi nad, noh, aga nad nimetavad ennast nii, et noh, ma saan aru, pügaja, noh, ei ole nii nagu selline fancy, aga mu jaoks on seal mingi selline dissonants, aga kui see groomer siis selles kontekstis, et kas on ka, kuidas öelda, mingeid soolisi erisusi, et a la, et neid on rohkem meeste seas, naiste seas või ei ole seal vahet? Ma sellist statistikat, kui ma praegu mõtlen, mis ma lugenud olen, siis seal ikkagi on, ma ei julge sulle nagu faktina öelda, aga mulle ikkagi tundub, et ma seda olen lugenud, et jätkuvalt on tüdrukud alati suuremas ohus, aga see ei tähenda, et poisid ei ole ohus. Et see ju kõik jällegi... Kas see tähendab, et siis need groomerid on rohkem mehed või on ikkagi? Et ja siin on jälle see ohukoht, mis ei tähenda, et naised kunagi ei ole. Või seda, et iga mees lasteasutuses, kes töötab või lapsega suhtleb, on. Et selles mõttes ei saa nagu... Ja siin statistika meid ei aita. Et tõepoolest... hoitud peavad olema nii poisid kui tüdrukud ja toimepanijad võivad olla nii mehed kui naised. Lihtsalt see dünaamika on selline, et kui mul jooksis korra kokku. Ma mõtlen seesama... Noh, mehed, naised, poisid, tüdrukud. Oota, see oli... poiss saab, siis ta on nagu... Ma ei julge seda välja. Seal oli see, et poistel on nagu seksuaalse... Tegelikult ongi nagu selline seksuaalne suhe nagu rohkem. Mida nad siis, millega nad kaasa lähevad ja tüdrukutel emotsionaalne. Aga ma ei julge seda välja öelda. No kuigi see kõlab loogilisena, aga peab faktid siis üle kontrollima, nagu seda nagu teed minna. Aga tead, mul tekib küsimus, tahaks nagu kohe natuke krõbetamat sõna kasutada, et aga kuidas kurat me saame siis nagu teada,
et kus ja kes siis võib potentsiaalselt see groomer olla. Noh, ma mõtlen näiteks kasvõi see, et mingis asutuses ma võtan tööle inimesed või kuidas me saame, noh, mitte täiskasvanuna siis neid lapsi kaitsta või noh, kui see. Jaa, punkt 1. Enne kui sa võtad lasteasutuses tööle inimese, pead sa niikuinii tausta kontrollima, veendumaks, et tal juba varasemat karistust ei ole. Inetu öelda, aga võib ka guugeldada, sest teinekord karistusregistrist on asjad kustunud, aga internet mäletab fakte. Kuigi samas öeldakse, et ei tohi ette infot otsida. Aga ei tohi. Aga no meil ei ole muud. Ei oska mina ka teistmoodi. Lõpuks on see, et vastutab ju ikkagi, et ma tahan seda, et minu töö või minu asutuses oleks laste heaolu tagatud. See on nagu punkt 1. Siis punkt 2. Elu on näidanud, et koolidel ja lasteaedadel on kriisiplaanid nendeks situatsioonideks, kui pomm on või mingisugused sellised füüsilist ohtu kujutavad olukorrad. Aga ei ole kriisiplaani sellisteks juhtudeks, kui meile laekub kahtlus või teave, et meie hulgas võib olla inimene, kellel võivad olla laste osas hoopis teised kavatsused, kui me ootame. Ja selle ennetuseks on väga oluline, et kõik lasteasutused oma tööprotsessis, kodukorras, mis iganes neil on, selle temaatika läbi mõtleks ja terve kollektiiviga läbi arutaks. Sealjuures kojamehed, sööklad, kes kõik on. Me oleme kõik üks asutus ja kuigi ma ei pruugi lastega vahetult kogu aeg kokku puutuda, siis ma töötan selles asutuses ja meil on tähtis, et kõik täiskasvanud järgiksid samu reegleid. Ja me teame, mida teha, kuidas märgata, aga võib-olla see on ju sinna kirja. Ja see on jällegi tegevusplaan, väga konkreetne, nii et kõik teaksid on ju ja kelle poole pöörduda. Ja nüüd kujuta ette, kui sa ise oled see toimepanija ja sa tuled asutusest, kus selliseid asju ei olnud ja sa lähed asutusse, kus sulle öeldakse, meie asutuses on nii, et kuigi seadus keelab seal täisealisel alla 16-aastasega, siis meie ei pea õigeks oma lastega, on nad treeneri seal õpilased või õpilased koolis, me ei pea õigeks sotsiaalmeedias suhtlust, eravestlusi, et see on meie koolis taunitav ja sellel on tagajärjed. Ja selle võib teha selle otsuse või noh, sellise nagu, no see on, eks ole, kooli väärtusi ja selle võib iga kool kehtestada või teha. Just nimelt, sotsiaalsed normid nagu kokku leppida oma asutuses on väga okei. Sellega punkt 1 loob väga hea turvalise plaani, isegi kui ma ei ole selliste kalduvustega, siis ma mõtlen enne, kui ma seda teen, sellepärast, et ma pärast olen võib-olla hädas seal, et miks ma suhtlen alaealisega õhtutundidel on ju, isegi kui ma ei ole soovinud temaga üldse mingisugust suhet luua, siis see tegelikult minule kui lapsevanemale on juba vale. Ja sellepärast me räägime sellest, seal on ikkagi selged piirid, mis on okei, mis ei ole ja kuidas me siis reageerime. Ja kui ma nüüd läheksin sellisesse asutuse tööle, siis mul oleks küll tõenäoliselt, ma väga kaua ei tahaksin olla, sest siin asutuses on see reguleeritud ja siin asutuses hakatakse kohe reageerima. Sest mis juhtub kahjuks täna, kus selliseid kordasid nii-öelda veel ei ole või ei ole läbi arutatud, mida me teeme, et kui laekub selline info, eriti kui ta veel ei ole seaduse vastane, vaid on sotsiaalseid norme ületav, siis me hakkame mõtlema, mis me siis nüüd teeme, et tegelikult ta ei ole ju midagi teinud. Ja see ei ole ju keelatud, et mida me sinna politseisse teavitame siin, noh nagu, et sa oled ise nagu tööandjana ka hädas. Ma ei ole ju neid piire seadnud, aga kuidas me nüüd, okei, ma saan selle vestluse teha, aga eriti, kui ta on veel väga tore treener, väga tore õpetaja, siis kahjuks me näeme seda, et arvatakse, et see vaene treener või see vaene õpetaja on nüüd selle teismelise ohver
et nad ju kirjutavad öösiti ise sinna Facebooki ja ise nad ju tahavad sinna treeneri autosse istuda ja ise nad ju itsitavad tema ümber ja nii edasi. Et see kõik võibki päriselt nii olla. See teismeline võibki õpetajale või treenerile öösel saata igasuguseid sõnumeid. Nad on seal vastastikku, eks ole. Aga alati vastutab täiskasvanu. Teismelise jaoks, lapse jaoks kõik seksuaalse sisuga tegevused võivad tunduda väga huvitavad, põnevad, meelitavad, see kõik, mis enne välja tõin. See pakub lapsele midagi, mida ta võib-olla mujalt ei saa või et see tegelikult ei ole mulle eakohane, aga nii äge ma saan. Ta pakub mulle seda ja ta läheb sellega väga hästi kaasa. Ja nüüd tõepoolest on mõnikord niimoodi, et öeldakse, et mina ei teinud mitte midagi. Mina ei ole mitte midagi teinud. See laps ise siin on, kui me räägime väikelapsest, tema on tahtnud silitada siin minu kubeme piirkonda või katsuda minu rindasid. Mina ei öelnud talle, et ta seda teeks. Tema ise, mina olen siin ainult õnnetu ohver, on ju. Et ka niimoodi suudetakse seda kõike nii-öelda presenteerida. Seletada lahti ja põhjendada. Aga no, tegelikult võibki nii olla, et ma töötan lasteaias või algklasside õpilastega. Näiteks olen algklassi õpetaja ja keegi tuleb õpilane ja puudutab mind intiimpiirkonnast. Mul on äärmiselt ebamugav. Siis mis ma teen? Kas ma ütlen nüüd, et ma olen ohver või ma aitan noorel inimesel aru saada, et see ei ole okei. See on minu keha, need on minu keha piirid. Sa pead alati küsima nõusolekut. Ja siis sa võid veel uurida, et kust sul selline huvi. Et mitte pahandades, vaid just nagu see, et uudishimulikult, et kust tal selline huvi tuleb. Aga just, et kui me täiskasvanutena väga sõbralikult lastele õpetame keha piiride seadmist ehk, et ma annan sulle märku, mis mulle sobib, mis ei sobi, see on väga hea eeskuju ka lastele. Et nad oskavad ka siis teinekord sarnases situatsioonis reageerida. Aga kuule, ütle mulle, kas ütleme näiteks, kui mõni asutus, ma ei tea, lasteaed või kool on ju, tahab need sellised tegevusplaani läbi arutada ja paika panna. Kas meil Eestis kuskil keegi saab kappi tulla vajadusel? Sest et seal ju ei pruugita teada, ühesõnaga ju täpselt nii, nad ei pruugi isegi teada, mis see grooming on ju, või mida siis seal kehtestada, mida tähele panna, kuidas seda inimestele, töötajatele siis selgeks teha. Kas kuskilt on neil ka abi küsida? Kindlasti Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond siin on valmis appi tulema, et ma tean, et varajase märkamise ja ennetuse talitus on välja töötamas just huvihariduse hea tava, kus tegelikult ongi nii-öelda abimaterjal, mis aitab läbi mõtestada, et kuidas me ja mida me siis kirja paneme. Ja tegelikult on see ülekantav siis ka teistesse lasteasutustesse ja kui ikkagi abi on vaja, et siis näiteks info@lasteabi.ee ja ka telefon on ju, kui sinna helistada, mis iganes küsimusega, kahtlusega. Ja kui me räägime nagu selles mõttes, et jah, kui on abivajavast lapsest teavitamine, siis nagu ma loomulikult 116 111 või siis lasteabi.ee sealt chat ja kirja võimalus. Aga jah, et kui ma soovin nagu ametiasutusena tuge dokumendi kohta, siis pigem kirjutada, sest nõustaja seal nende kõnede vahel ei suuda seda aega võib-olla nii palju panustada sel hetkel. Et see ei ole nii kiireloomuline, et kannatab järgmise tööpäevani, et siis. Aga räägi, kas me teame ka seda, et mida see groomingu ohvriks langemine lapsele nagu teeb või kuidas see temale mõjub pikemas perspektiivis? Ja see on hästi hea küsimus, sest see jälle ei pruugi see mõju olla ainult groomingu puhul, vaid ka seesama, et täna õhtul saime kokku ja see kõik jõudis seksuaalvahekorrani ja kuidas ma seda kõike kahetsen. Aga see ei pea ju alati seksuaalvahekorrani. Ei pea, ma lihtsalt nagu tõin näite, et kuidas üldse nagu seksuaalne väärkohtlemine mõjutab või mida ta mõjutab. Et esimene asi, millest me rääkida saame, on see, et
kui ma nüüd toon selle groomingu näite, siis seesama, kui me mõtleme, kui pikalt on see ettevalmistus käinud ja kuidas laps on sellega kenasti kaasa läinud, ta on seda midagi sellest nagu nautinud. Ja kui see ükskord läheb nüüd selle piirini, mis on talle ebamugav, tal on väga raske sellest rääkida, sellepärast et esimene tunne, mis teda valdab, on süütunne ja seal siis ka see häbi, et ma ise olen seda kõike. Ehk et see, kui veel täiskasvanud näitavad näpuga, et ise oled sa süüdi, ise sa siin ka meelitasid ja keelitasid, et siis seda ei ole vaja, sest tegelikult sellel lapsel on see süütunne ja laps ei ole kunagi süüdi, et me täiskasvanutena ei saa. Et kuidas ta mõjutab, ega see on ju täpselt samamoodi, et ma elan nende väga paljude erinevate tunnetega, mul on raske teavitada, sellepärast et seesama süütunne sageli või siis võib-olla on ähvardatud, et kui sa räägid, siis ma jagan sinust neid pilte või videosid, mis sa mulle saatnud oled. Ja on juhtumeid, kus ongi ähvardus ka täide viidud. Et noh, selles mõttes ongi väga keeruline, mis ta teeb. Noh, kui sa elad, kui mul ei ole võimalik, mul ei ole head suhet ühegi täiskasvanuga, kellele ma seda julgeksin rääkida. Kui ma ei julge teavitada ka lasteabi või lastekaitset või politseid, siis mida kauem see kestab, seda suurem ja pikem on see traumakogemus, mis ta läbi selle saab. Et selles mõttes on täiskasvanutel ikkagi see kohustus, et nii kui on mingisugused märgid, mis näitavad, et seal võib see olla, siis mitte jääda last süüdistama ja mõtlema, et ise on süüdi, vaid et me peaksime koheselt kuidas me saame aidata, kuidas me saame see jada lõpetada. Sest noh, ega ja sellisel pikaaegsel väärkohtlemisel, et me ei saa öelda, et see ei ole lapse jaoks traumeeriv, et on mingisugused situatsioonid, või traumaga toimetulek sõltubki väga paljudest asjadest, et üks on see, et kui mul on toetav perekond, siis ma tulen paremini toime ja kui see on ühekordne olnud ja see ei ole toime pandud lähedase isiku poolt, on ju, aga kui me mõtleme groomingu puhul, on see inimene, kes on võitnud minu usalduse, ja ta on pikka aega vältanud ja korduvalt ja seal on olnud erinevaid tegusid näiteks, et siis kõik see mõjutab seda trauma mõju. Ja seda kurvem on see, et kui lapsed sellest ei räägi, noh, enamasti nad ei räägi. Ja see võib olla niimoodi, et kuni täisealiseni ei räägi ja mõnikord peale täisealiseks saamist räägid, aga sageli mitte ka siis. Ja ei osata näha, et kuidas see tegelikult mõjutab ka minu edasisi suhteid. Et mul ei õnnestu võib-olla head partnersuhet luua ja ma ei oska näha, et selle taga võib olla see. Ja mis veel on kurb, on see, et ka lapsed pisendavad, see, mis sa enne ütlesid, et see ei pea seksini välja minema, on ju. Lapsed ja noored, nad mingid käitumised täiskasvanu poolt justkui normaliseerivad ära. Nad ei pane sellele vägivalla silti või väärkohtlemise silti. Nad, eriti kui seal oli teisi ohvreid, kellel läks veel halvemini, on ju, et siis minu lugu see, tegelikult mina ei olnudki ohver. Aga kui vaadata selle juhtumi sisse ja mis tegelikult selles suhtes oli, et siis võib see olla päris ehmatav, et tegelikult olen mina täpselt samamoodi ohver, mis sest, et see ei lõppenud seksuaalvahekorraga või käperdamisega, kõik need jutud ja kõik need sellised nilbed tähelepanekud või asjad, et kõik see on ju mõjutanud minu seksuaalsust. Aga ütle, kas on ka mingeid, kas on võimalik välja tuua mingeid selliseid väga konkreetseid märke, millest me saaksime näiteks aimata või mõelda, et laps on groomingu ohvriks äkki langenud. Kas on selliseid asju üldse võimalik niimoodi kuidagi nimetada? Nagu me ei tea. Lapsed on imelised varjajad teinekord, nad oskavad väga hästi varjata. Ja noh, mida me saame täiskasvanutena jälgida, on alati lapse käitumise muutumine. Et kui noh, täna on ju niimoodi, et kui vanasti see
kontakt selle toimepanijaga oli ainult nendel hetkedel, kui me kokku saime. Siis tänapäeval internet võimaldab ju 24/7 hoida sind selles võrgus kinni väga tugevalt. Ja seesama, et kui sa märkad, et su laps on kogu aeg nagu telefonis või ta ei saa olla söögilauas ka rahulikult. Ta võib-olla peab mingi hetk lahkuma söögilauast ilma, et tal selleks tegelikku põhjust oleks nagu lihtsalt tõuseb ja läheb, sellepärast et tema telefonis käis blin-blin. Et see ei pruugi alati tähendada seda, aga kõige tähtsam on märgata seda muutust ja tuua lapsele nähtavaks, et ma märkan, et sa viimasel ajal nagu oled muutunud, et seal on nii ja naa. Ja laps võib selle peale minna väga kaitsesse ja väga ründajaks, sellepärast et ta ju ei taha kuidagi, et see saladus välja tuleks, sest äkki ma saan veel pahandada, sest ma olen ju ise süüdi ja häda siin veel vanematel niigi raske, mina oma muredega ka veel. Aga et kui ta kaitsesse läheb, et siis jällegi mitte nagu loobuda, vaid jälle tuua välja. Et nüüd ma olen veel rohkem mures, sest ma näen, et sa läksid hästi kaitsesse. Et kas on mingi asi, mille ilmsiks tulek on sulle väga hirmutav või midagi sellist, et julgeda lastega rääkida, et see alati vanemad mõnikord kardavad, aga nagu ma ütlesin, lapsed on tegelikult tänulikud lõpuks. Ma mõtlengi, et sest et see ju noor nii või naa ja lapsed nii või naa vanematele ju kuidas öelda, on ju, neile meeldi, mis vanemad teevad, on ju, ja ütlevad, mida nad ütlevad, aga see ei tähenda seda, et nad ei oota ja ei taha, on ju, meie poolt seda toetust, hoolimist ja märkamist ja nende jaoks on võib-olla isegi lihtsam ju, kui vanem need asjad leiab ja märkab, kui see, et ta peab meile ütlema, sest siis ei ole nemad need, kes on selle välja rääkinud. Võib ju see ka olla. Et see on väga oluline just nimelt see, et ma vanemana teen selle ukse nii-öelda lahti. Kas ta sealt praegu nüüd ja kohe välja tuleb? Aga kui ta juba näeb või kuuleb, et mu vanem märkab, tal on mure ja ta ei lähegi kohe närvi, kui ma plirtsun, on ju, et äkki ta siis talub ka selle ära. Saab öelda ka julgustavaid sõnumeid. Ma nii mäletan, kui minu lapsed veel noored olid, siis leppisime kokku, et kõik võõraste autode peale ei lähe ja mingisugused sellised piirid ja reeglid olid kokku lepitud ja siis ma panin sinna lause lõppu. Ja kui läheb niimoodi, et sa oled eksinud selle vastu, siis, ja see toob sulle kaasa mingisuguse ohu, siis ära karda mitte kunagi mulle helistada või öelda, et palun tule mulle järgi. Ma küll ütlesin, et ma lähen Sirli juurde, aga tegelikult läksin ma Peetri juurde ja mul ei ole siin mugav. Et ühesõnaga see on ka asi, millest lastega nagu et nad teaks, et ükskõik mis olukord on ju. Või öelda, et ma tean, et ma mõnikord reageerin üle aga mul on veel raskem, kui ma näen, et sa oled hädas, aga ma ei tea, mis see häda on ja ma ei oska kuidagi aidata ja see on mulle väga raske, sest mõnikord nad tulevad meid päästma õnneks. Jah, või siis millele ma veel tähelepanu pööraks on see, et inimese käitumine muutub alati ka siis, kui ta on armunud. Ja nii tore on näha, kui sinu tütar või poeg on need esimesed armumised ja uni ei taha üldse peale tulla ja nii ilus on see. Ja see on elu loomulik osa meil, loodetavasti on kõigil see olnud, et siis jälle nagu ühelt poolt olla koos lapsega rõõmus, teiselt poolt pisut uurida, et kes rõõmu tekitaja on ju. Ja seesama, et selline huvi tundmine, et mis tema hobid on ja nii. Ja kui sealt ei tule nagu mitte midagi, nagu sa näed, et ta särab ja särab, aga väga ei taha midagi rääkida. Ja siis võib ju küsida, mis te üldse nagu räägite, kui sa tänaseni ei tea, et mis ta huvid on või midagi. Palju sa tast üldse siis tead või midagi sellist, et anda nagu lapsele märku, et suhe, see on midagi enamat kui
saada mulle endast pilte alasti ja ma saadan sulle ja sul on ilus keha ja noh, nagu kuidagi aidata lapsel mõista, et mis see suhe tegelikult on ja mis see terve suhe on. Ja võib-olla jagada enda kogemust, et ma mäletan seda esimest armumist ja noh, midagi sellist, et miski, mis aitab nagu lapsel avaneda, rääkida sulle ka enda lugu rohkem. Nii et tegelikult selline baas, ma ei tea, ütleme ausus, on ju ausus selles, mis minu sees toimub, sellega seoses, mida laps teeb, on ju. Ja luua jah, seda usaldussuhet. Aga ma mõtlen nüüd, et me oleme siin omajagu juba rääkinud ja ühte, teist ja kolmandat teemat puudutanud selle groominguga seoses. Kas on midagi, mida ma ei ole taibanud küsida, aga mis sul tuleb nagu kohe mõttesse, et see on see asi, mis on oluline ja peaks olema nagu räägitud? Ma võib-olla praegu nii kohe ei oska, sest need lood on ju kõik väga erinevad. Aga mis ma tahan, et nii tugevalt nagu kõlaks, on see, et see on täiskasvanu teadlik käitumine ja kuigi kõrvaltvaatajana võib see näida, et see on laps, kes käitub, siis selle lapse käitumise eel on tingimused loonud selleks täiskasvanu. Eriti kui laps kõigiga, et eriti kui see laps ei ole, noh, teatud erivajadused on ka sellised, et mul ei ole üldse mingeid piire, ma soovin kõikide inimestega hästi lähedast suhet, on ju. Aga kui su laps teistega ei ole, miks ta siis järsku selle ühe täiskasvanuga on? Ja miks see siis kuidagi selle täiskasvanu poolt ei ole piiratud? Ja kuigi nii väga tahaks mõelda, et see inimene on ju nii tore inimene. Ei saa olla, et tema on need teod toime pannud. Siin peab olema mingisugune ikkagi lapse käitumine, see, mis on seda esile kutsunud. Siis see ei ole kunagi laps. Vastutab täiskasvanu. Alati. Ja nii on. Täiskasvanu on targem. Täiskasvanu ülesanne on piire seada. Nii nagu me kodus neid teeme, siis igasuguses täiskasvanu lapse suhtes see, kes elu õpetab või ütleb, kuidas piirid on, kuidas need sotsiaalsed normid maailmas on, see on täiskasvanu kohustus. Mulle tundub, et see on väga hea koht, kus lõpetada see teema. Et kindlasti on see teema, mille üle mõelda. Mulle tundub, et see ongi selline teema, mis on, sinna ei saa nagu täpselt kuhugi näppu peale panna, öelda, võt täpselt niimoodi seal, täpselt nii see hakkab toimuma ja niimoodi me selle märkame, aga see lihtsalt, ma loodan, et see meie vestlus meie kuulajates ka paneb neid võib-olla teadlikumad selle asja peale vaatama, märkama, võib-olla mõtlema rohkem. Ja sealt äkki tulevad ka mingisugused, võib-olla mingites asutustes on ju, sest igaüks, kes kuulab, võib minna oma asutusse, kui ta teab, et meil ei ole on ju sellist plaani valmis on ju sellisteks juhtumiteks, hakkame tegutsema, kutsume endale inimesed, kes meile räägivad nendest asjadest, sest meil on ju riigil olemas. Sotsiaalkindlustusametis on olemas inimesed, kes oskavad seda rääkida ja tulevad ka haridusasutustele appi. Et ma arvan, või loodan, et see meie vestlus ühe väikse killukese kuhugi jälle juurde pani. Ja me ikkagi, kuigi me tahtsime lõpetada, minuga on raske. Et tegelikult enne, kui pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, siis see, mis ma ütlesin, sellest peab olema terve see kollektiiv teadlik sellest. Sellest on väga vähe kasu, kui meie kaks näiteks kirjutame valmis, saadame teistele teadmiseks ja nad loevad selle justkui läbi ja sinna see jääb. Et tegelikult enne, kui te jooksete kokku, on ju nii-öelda, kasutage majasisest ressurssi, sest teie majas sees on kindlasti palju tarku inimesi, kellel võib olla väga häid ideid ja sealt tekib nagu see, et kui seal jääb teil kollektiivis küsimusi õhku, siis loomulikult pöörduge ja mõtleme väga hea meelega kaasa. Ja mis veel, et kui see podcast, et mis see kasu võib olla, et on üks asi on see märkamine, aga veel samm enne seda on ennetamine. Ehk et mida me täiskasvanutena juba saame ka lastega suheldes teistmoodi teha, et nad üldse julgeks tulla ja rääkida. Ja mitte ainult üksikisikuna, vaid tegelikult täpselt samamoodi õpetajana on ju, okei, mänguterapeut
noh, tema, ütleme, noh, seal mänguteraapia ruumis ta otseselt selle tööga ei tegele, kuigi ta toetab seda lapse enesehinnangut, on ju, ja seda kogu mänguteraapia toetab seda, et laps ise suudaks ja oskaks teha ka otsuseid, julgeks teha otsuseid iseenda eest, aga noh, mitte, eks ole, selle suunitlusega, aga ma mõtlen just seda ka, et kasutusesiseselt õpetajad, on ju, kuidas me lastega suhtleme, kuidas me räägime nendest teemadest, kas me üldse räägime kehast, on ju, sellest õigusest öelda ei, on ju, kas me oma suhtlemismeetodiga anname lapsele üldse võimaluse noh, öelda ei või teha valikuid, et ma arvan, et sealt ka see noh, seda ka see mõjutab või juba sealt ennetaval tasemel, noh, me saame nagu sekkuda igalt tasandilt. Just. Jah. Aga Kai, ma olen väga tänulik, et sa sellel teemal olid nõus rääkima tulema, et mina küll sain enda jaoks siin jälle mõtlemisainet ja uut informatsiooni ja ma loodan, et meie kuulajad ka, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle ka kutsumast.